Tere tulemast Võti tuleviku podcasti. Siin vastame elulistele küsimustele ja anname natuke nõu ka. Mina olen Robert. Mina olen Mihkel ja täna räägime lähemalt siis noorena töötamisest kas siis startupis või tavafirmas ja täna meil on külas. Mina olen külas, jah. Mina olen Kaja. Mina töötan sellises ettevõttes nagu Go Mobility Group, mis hetkel ei ütle mitte kellegile mitte midagi, sest et see just alles tekkis sükene suur koondfirma, mille alla kuuluvad siis Ampler, Äike, Tuul ja Go-Module, ehk siis kokku oleme ettevõttena maailmas üle miljoni või ligi miljoni kerge elektrisõiduki ühendanud internetti. Ehk siis kõik, mis on elektrijalgrattad, tõukerattad, kõik sinna masti, et põhimõtteliselt, et kui üksi sõidad punktist A punkti B, siis kahel rattal on meie siis see nagu ülim eesmärk. Ja mina isiklikult, ma olen natukene, juba hakkab see startupi jutt pihta, et ma teen natuke kõike, aga ametlikult olen ma siis Äikese, siis elektritõuke brändi ja kommunikatsiooni juht. Ma ütlen oma vanaemale, et minu töö on meid teha kuulsaks. Okei. Võib-olla esiteks küsida ära üldse, et mis on startup või mis on vaja startupil ja siis tavaettevõttel? No eks ametlikku definitsiooni saab leida igalt poolt ja ma arvan, et see niimoodi muutub ajas. Startup ehk siis eesti keeles idufirma ongi siis põhimõtteliselt, eelkõige see ongi lihtsalt mõte, see on idee, et teha startupi. Sul ei pea isegi olema raha, sul ei pea olema toodet, vaid sul on mingi mõte, mingi probleem, mida sa siis mingit otsapidi hakkad lahendama. Ja siis tavafirmas arvatavasti, kui sa juba lood tavafirma, siis see juba tähendab, et sul on natukene rohkem struktuuri. Et väga soovitan inimestele, kes nagu võib-olla siiamaani ei saa päris aru, et mis see anomaalia siis tähendab, et YouTube'is on olemas ju käsi nagu, on see mingi Startup Academy või midagi, et see Ükssarviku filmi tegijad California paar aastat tagasi laadisid 9 osalise sarja, et mis on päriselt startup ja mida see tähendab. Et kõigile neil soovitan seda ka, et taustinformatsiooniks. Okay. Aga võib-olla siis natuke räägime ettevõtte kultuurist, et oskad sa näiteks kohe öelda mingi kõige suuremad erinevused töökeskkonna ja organisatsiooni kultuuri vahel, mis on startupil ja nagu tava suurettevõtetel? No oluline on mainida, et ma olen tõesti töötanud mõlemas ja nagu mitmes startupis ja nagu mitmes nii-öelda siis tavafirmas. Ja eelkõige ma arvan, et kõige olulisem on mainida, et kultuuri teevad ikkagi inimesed. Et kindlasti on olemas ka väga siukseid monotoonseid startuppe ja kindlasti on olemas hästi siukseid vingeid nii-öelda siis tavafirmasid, aga kipub olema see, et kuna startupis sul see põhiline asi, mis sind motiveerib, on kirg, mingi idee, mingi visioon, mingi missioon, hästi siukene Gen Z-likult, et tahaks lihtsalt midagi teha siin maailmas, et siis see kultuur kipub olema siukene kuidagi vabam või kuidagi lihtsalt, et sa oled hästi sina ise. Et siukene professionaalsus alati käib käsi käes, aga samas hästi vabalt on see, et mu sõbranna ütleb, et mis sa käid tööl, et kannad pusa ja lased liugu. et vahel on küll siukene tunne, aga see kultuuri mõjutab eelkõige inimesed ja hästi palju ma olen kuulnud ka suuri CEO-sid rääkimas sellest, et mis on kõige olulisem, et kui sa üldse hakkad startupi tegema, on, et võimalikult kiiresti värvata endale inimene, kes tegelebki HR-iga, ehk siis tegelebki sellega, et inimestel on hea olla, nagu nad tunnevad, et nad teevad seda tööd mingi asja pärast, mitte lihtsalt, et raha teenida, kuigi see ei ole ka otseselt probleem, aga meil tööl räägitakse, et tegelikult sa jämedalt 1/3 oma elust oled tööl, et sa võiksid nagu minimaalselt seda nagu mitte vihata. Okay. Et eestlaslikult võib-olla on palju öelda, et peab nagu nautima seda töö tegemist, aga minu meelest võib seda ka. Ja minu siis Go Mobility Groupi CEO Kristjan Maruste on kuulsalt välja öelnud, et pole olemas töö ja eraelu tasakaalu tegelikult, et on üks elu. Ja ma arvan, et see startupi elu ongi hästi siukene, et mingil määral võib-olla ehmatab inimesi ära, et mis mõttes sa lähed peale tööd koju ja mõtled tööst edasi. Aga kui see on su hobi, kui see on su kirg, kui sul nagu mõte lendab ja sa nagu, siis tegelikult see on ainult lahe. Samamoodi, et sul on see vabadus, et kui ma lähen tööle, ja mul on olnud eraeluliselt, mitte nii hea aeg. Sa kuidagi ütled inimestele, et kuule, täna on nagu, täna ei toimi. Ja siis öeldakse, okei, et nagu võta veits rahulikult, et tule hiljem tagasi. Et mina olen küll täheldanud, et startupides eriti, kuna hästi palju on siukest
noorhakkajat suhtumist, et siis see kipub olema selline hästi inimlikum, et ma ei ole kordagi pidanud täitma ühtegi paberavaldust, kui mul on vaja vaba päeva. Ma ei ole kordagi nagu tundnud sellis suhtes, et kõnnin töölt ära, et yes, thank God, lõpuks ometi sain siit välja. Et mitte absoluutselt mainida, et nagu teistes veel tavaettevõtetes on niimoodi, aga lihtsalt, et tekib võib-olla see küsimus jah, et kas sa läksid tööle lihtsalt raha teenima, mis on ka väga okei, või kas sa kuidagi tunned, et see nagu kultuur ja missioon ühtivad ja eelkõige seda ikkagi loovad siis need inimesed, kes seal töötavad ja et kes selle niimoodi tekitanud on. Okei. Rääkides nendest inimestest, kes seal töötavad, et võib-olla mis on niisugused isikutüübid, mis on, sa mainisid niisugune Gen Z ja nooruslik ja kõik see, aga nagu võib-olla mis on niisugused isikutüübid, mida nii-öelda startupid siis otsivadki? Sõltub jällegi sellest startupist või nagu jällegi, kui ma räägin enda mätta otsast, siis ma olen koostööd teinud, ongi Go Mobility Grupiga näiteks, Voolaga, nad on niisugused noored inimesed, näiteks Go Mobility Grupi, kunagi siis Go-Moduli, 3 asutajat asutasid Go-Moduli, siis kui nad TalTechi lõpetasid. Nad ei ole mitte kunagi kirjutanud CV-d põhimõtteliselt. Et selles suhtes, kui sul on siukene inimene, kes on su ülemus, siis nad kohe ju selles suhtes, et ma nüüd kasutan väga Gen Z väljendit, vabandust väljenduse eest, aga vibe checkivad sind. Et kas sa oled siukene inimene, kellega ma tahan 1/3 oma elus sisuliselt koos veeta. Ja loomulikult need inimesed on erinevad, kui võib-olla sina oled siukene inimene, kes väärtustab hästi struktuuri, nagu siukene, et kell 8 hommikul oleme kohal, me teeme Exceli lahti, meil on punktist A, punkti B. Arvatavasti siis otsidki sarnaseid inimesi. Aga startupis, kus sul on umbes see, et kõik põleb, tähtaeg oli üle eile, tegelikult nagu tellimus on 10 000 homseks, siis see ei toimi, nii et tegelikult sul ongi vaja inimesi, kellega sa saad sellest nagu läbi ujuda. Ehk siis põhimõtteliselt ongi, et hästi palju loomulikult loeb kompetentsi seda, mida sa tegema lähed, sest startupis ja tavakohas töötamine, see, kas sa oled insener või kas sa oled mingi loovinimene või mida iganes, et ikkagi sul need tööoskused peavad olema erinevad. Aga päeva lõpus minu meelest startupid just hästi vaatavad seda, et nagu ma pean suga arvatavasti 1/3 hetkel oma elust veetma. Et kas see nagu klapib või ei klapi. Kas saaks öelda, et võib-olla startupindus on nagu natuke noorte pärusmaa? Selles mõttes ongi, et nagu natuke rääkisime siin, et see töö ja eraelu siuke segunemine, et ongi sa teed kogu aeg tööd, aga kui sa juba saad nagu vanemaks, et sul on lapsed ja sul on perekond ja sul on nagu teised prioriteedid, et siis võib-olla inimesed muutuvad või mis sa arvad sellest? See on hästi lahe asi jällegi, kus ma räägin, et ilmselgelt sinu kompetentsid on nagu hästi olulised, et ilmselgelt meil ka, kui sa ikka kandideerid inseneriks ja mingi umbes sa oled hästi lahe inimene, aga sa ei tea, mida tähendab mingi käädimine, sind ei võeta, Aga hästi palju loeb eeskuju. Meil kõik 3 founderit, mehed, 30-ndates, kõik on isad. Ettevõte, kus hetkel Go Mobility Grupis meil jämedalt mingi 300 inimest, ma pakun, et jämedalt mingi 70+ on mehed. Ikka pooled on isad selles suhtes ja kõik võtavad isa puhkust, nad tulevad laste ja koertega tööle, naised samamoodi selles suhtes, et veits teeme nalja, et oleme vähemuses, aga kuidagi see on nii nagu, ütleme niimoodi, et kui su ülemus ütleb, et ma lähen oma naise ja lastega reisile, sest et ma pole ammu käinud ja ma tahan nendega aega veeta, siis see ju seab siukse pretsedendi, et aga mina võin ju sama teha. Ja kuidagi see eraelu ja tavaelu balanss on hästi paigas ja vähemalt nagu ma räägin, mul on ropult vedanud, et ma tean, et on olemas meil Slackis isegi siuke salajane channel, kuhu saavad ainult lapsevanemad sisse, et neil on oma mingisugune saab club, kuhu meie isegi ei küündi. Et ma arvan, et sõltub väga lihtsalt, mis on nagu selle ettevõtte eesmärk ja kuidas see kultuur on loodud. Et siin ongi, et kui ma tavafirmades olen töötanud, ma töötasin Pariisis kunagi ühes suur agentuuris, et maailma mingi 20 kontorit ja nüüd nad tegelikult liitusid EY-ga, ehk siis nad läksid veel corporate-imaks, kui nad olid nagu varem. Et seal on ikkagi see, et sul on X arv puhkusepäevi, ise otsustad umbes, mida sa teed, kui sa otsustad vahepeal mingi lapsi saada või ümber maailma reisida, põhimõtteliselt nad ei keela seda teha, tänapäeval on see suht nagu normaalne, aga sa tead, et ukse taga ootab umbes 300 inimest, kes lihtsalt haidena tulevad kohe sinu peale, nii et sul ikkagi tekib see võib-olla, et
ma ei tea, kas ma tahan või ma ei tea, mis muljet ma tahan endast jätta, et see reputatsioon on võib-olla hästi oluline, sest et kui sa töötad näiteks ühes mega suures firmas, mingi Deloitte, EY, mida iganes, siis tegelikult sa oled mingis giga-mega Excel sheetis, sa oled üks rida. Selles suhtes. Startupis on see, et ma tean võib-olla isegi liiga palju kaastöötajatest. Aga samas see tähendab, et nad on minu jaoks inimesed ja kui on head päevad, halvad päevad. Et selles suhtes, et ikkagi väga seda kultuuri loob, kes seda ettevõtet juhib. Ja mina tegelikult soovitan ka, kui siin on praktilised soovitused ka, et kõik noored, kes mõtlevad nüüd, et ma pole päris kindel, et mingil määral tahaks jahtida mingit suurt lahedat ettevõtte nime, mingil määral startup-indus tuleb lahe. Et mõelge selle peale, et millist elustiili te tahate. Et kui te olete umbes mingi stiilis megasportlane ja mingi mega palju siukseid hobisid, võib-olla siuke töö ongi parem, et sa lähed hommikul 9 tööle, 8 tundi on tore, lõbus, lülitad ennast korraks välja, kell 5 paned läpaka kinni, läpakas jääb tööle ja siis sa elad oma ma ei tea, teed oma mingi 3 tundi trenni ja mis iganes sul need lisahobid on. Võib-olla, ma ei tea, kasvatad lapsi, võib-olla oled mingi kunstnik, mis iganes su elustiil on selles suhtes. Tänapäeval kõik on ju nii, kõike saab teha. Või siis, näiteks minusugused inimesed, mulle meeldib see kaos. Mulle meeldib, et ma ei tea, mis järgmisena juhtub. Mul ei ole mitte kunagi tööl igav. Aga samas mõni inimene ütleb, et täielik skisoinimene, et millega me tegeleme, et umbes mingi päev, mis sa tööl tegid? Ma ei tea, vaata, et põhimõtteliselt 8 tundi kirjutasin mingisugust videoideid, kõlab töö, on ju, aga mingil päeval paned 14 tundi mingisuguseid hulle asju. Et mulle see täiesti sobib. Mina tunnen, et mina olen leidnud enda selle lainepikkuse just tänu nendele inimestele, kes seal töötab, aga see ei sobigi kõigile. Et ongi, et ma arvan, et hästi inimesed ei räägi sellest, et hästi palju on see, et palk, karjäärivõimalused, loomulikult mega olulised. Aga just see, et millist elustiili sa tunned ja tahad. Et hea asi on ka vaadata oma sõprade pealt, et kui nad tulevad peale tööd, chillite. Kas sulle meeldib, et nad räägivad tööst? Või kas on veits see, et me oleme väljas, vaata, et ära räägi tööst. Minu meelest see on päris hea nipp aru saamaks, et kuidas sina suhtud sellesse. Et on asi, mille peale mõelda lihtsalt selles suhtes, et ja ei ole õiget ega valet. Aga lihtsalt, et kas pigem see toores kirg on see, mis sobib rohkem või ongi see, et lähed sinna, töötad mingi eesmärgi jaoks, aga sulle meeldib see mõte, et sa lülitad ennast välja, kell 5 kukub, läpakas kinni, sa kõnnid uksest välja. Maailm on vallane. Okay. Võib-olla kas sa ütleksid, et niisugused siis sellise põleva elustiiliga ja need startupi inimesed, et nad on ka rohkem siis motiveeritud siis tööst kui need niisama inimesed, kes läpakas kinni ja koju ära? No jällegi sõltub selles suhtes, et ma vean kihla, et mingid inimesed võivad sellest põlemisest läbi tüütada ja mingi inimene, kui näiteks, ma ei tea, kui sinu töö on umbes veebilehte arendada ja see on sinu kaif, siis tegelikult sulle jubedalt meeldibki see, et sa lähed, koodid, saad tagasisidet, meeldib ja järgmine päev teed uuesti, vaata, et selles suhtes, et need inimtüübid on ikkagi hästi erinevad ja ongi hästi oluline enda sisse palju vaadata, mis tundub hästi veider, sest just kui mõtled, et aga ma ju olen kogu elu iseennast tundnud, et mis ma nüüd hakkan siin rämedalt üle analüüsima, aga tegelikult see on mega oluline. Ja meil ettevõttes, meil lihtsalt, kuna meil on see, natukene on see, ökošmöko roheteema, mingid inimesed ütlevad, et mina sõidan ikka autoga tööle. Siukene, energia on meie vastu, et me olemegi veits siukene, resistance sellele selles suhtes, et meil töö võimaldab tasuta tõukside ja ratastega sõita ja enamus inimesed teeksid seda niikuinii. Meil on üldse nii lahedad inimesed, et ma saan teada, et insenerid vabast ajast lihtsalt ehitavad endale ise rattaid või mingeid rulasid või mingeid tõukerattaid umbes, et jah, et ma tööl tegelen sellega, aga siis mul läksin koju ja tegin veel lihtsalt ja ma olen ka esiinimene, et kui ma sõppedega väljas käin, et võtame tuuled või mida iganes, et see motiveeritus tuleb ikkagi sellest, et kas, seda ei saa tegelikult väga feikida. Et ma arvan, et kui on teised startupid, näiteks Vula tegeleb siis
teevad lambavillast neid pakendusmaterjale, bubble wrap'i ja mida iganes, no nendel ka, kes seal kõik töötavad, neil on ka ikkagi see, noh, sa näed, sa tunnetad kohe ära, et neil on see, et aga see ongi nii nõme, et mingi prügi lihtsalt visatakse ära, et me saaksime nii palju paremini ressurssi kasutada ja üldse, kui käia nendel mingi startup üritustel, siis sa näed, et on inimesed, kes ongi nagu mingi, aga ma teen selle sul äpis lihtsalt, ma teengi selle lihtsalt 10 korda loogilisemaks ja ma teengi selle lihtsalt kiiremaks ja ma tahangi, et sa saaksid kiiremini punktist A punkti B. Et see, ma arvan, et see motiveeritus startupides on võib-olla lihtsalt nagu noh, kuna see on intensiivsem, siis see põleb su sees ka natuke tugevamalt. Aga samas noh, kuigi noh, nendeks startupis jurist võib ka olla, aga kui sa lähed näiteks üks traditsioonilisemat teed, mingi advokaadibüroo või pangandus või kinnisvara või mida iganes, et selles suhtes, et ma arvan, et sul see kirg peab ikkagi olema, aga ma arvan, et sa pead natukene nagu tugevamalt seda leeki ise üle hoidma, et nagu ma isiklikult, ma ei tunne seda, aga võib-olla keegi ärkab hommikut üles, et tahaks maja müüa ja kinnisvara nii põnev ja mis see ruutmeetri hind nüüd teeb ja mida iganes. Et kui on siuksed inimesi, siis nagu you found your niche, vapustav, aga ma arvan, et see on natukene nagu keerulisem, sest et noh, mina usun lihtsalt maailma, kus ongi see, et elektriratastega suvel tuul puhub juustes, punktist A, punkti B, tunned ennast veits lahedamalt, kui oled, vaata, saad ühe käe lenksust lahti, vaata, et see ongi no vot, et see ongi lihtsalt, kuna see on see, mida ma kujutan ette, siis mul on natuke kergem seda nagu et need väärtused ja see missioon ja visioon, et see läheb päriselt kokku nii-öelda inimesega, et see nii-öelda mõjutab hinge. No ma räägin, minu veregrupp on nüüdseks juba tõuks, et kui ma usuks sellesse, siis nagu ma väga ei näe, kuidas jah, et praegu Äike on minu beebi ja see ongi lihtsalt, et mina näen, kuidas turul hästi palju on siukseid lambiseid, odavaid hinnakaid, on ju, või siis hästi paljud need uued generatsiooni tõuksid on siuksed valgel taustal, valge tõuks, futurism, tühjus ja ma mingi, millega me tegeleme, nagu keegi ei sõida tõuksiga, et mingi, ma olen nii lahe, sa sõidad nagu mingi yes banger, vaata, mingi jälle mingi keegi JBL-i kõlar taga, mingi kotis, vaata. Jah, et selles suhtes, et sa pead ikkagi nagu ennast panema sinna, et see tuleb nagu loogilisemalt. Aga mis ma tahaks nagu öelda ka, et ega nagu ma ei ärganud üles mingi hetki mõelnud, et tahaks ainult rattaid ja tõukse teha. Nagu, ma ei ole nagu mingi aastaid unistanud umbes ratastest ja tõuksidest, et see tuli kuidagi hästi normaalselt mu ellu, et ka nagu siukene soovitus on see, et mõelda selle peale, et mis tõmbab nagu käima ja siis hakata tagurpidi mõtlema. Et nagu selles suhtes, et mulle nagu noh, transport ja mingi autodes liikumine ja mingi ratastega, no autode jaoks on kõik oma koht lihtsalt, see ei ole linnas, kui sul on sõita vaja mingi 5 kilti, on ju. Et lihtsalt, et kui mina mõtlesin ikka selle poole, et minu jaoks mu elustiil on hästi oluline. Ja siis kuidagi see hästi loogiliselt nagu läks selleni, et kuna mulle meeldib liikumine, mulle meeldib see nagu, noh, tähtis on seiklus, mitte sihtpunkt on ju stiilis mentaliteet, et see minu jaoks tundus nagu hästi loogiline. Aga võib-olla mõne inimese jaoks on mingisugune teine ülim, see lõppeesmärk ja siis saab tagapidi liikuda, et kas see on seotud mingi loomadega või see on seotud, on see roheteema, on see full on, ma ei tea, deep tech, AI, mida iganes on ju, aga et ma ei väidagi, et kui inimesed umbes ütlevad, et kuidas sa teadsid, et see on see, mida saad teha, nagu see ei käi päris niimoodi, nagu ma pakun inimesed, kes töötavad mingi, ma ei tea, bensiiniettevõtetes või mingi, ma ei tea, 3D prindivad mingi lusikaid, et nad ei ole see, et lihtsalt kaifin lusikaid, vaata, et nagu see tuleb ikkagi jah, et see tuleb ikkagi nagu teistpidi, et mulle meeldib luua midagi, mulle meeldib see, et kui inimestel on kodudes mingi unikaalsed esemed ja sealt tuleb see, et sulle meeldib lusikaid teha, vaata, mitte see, et sa nüüd kohutavalt aastaid lihtsalt ma ei tea, algoritmid saadavad sulle lusikatest pilte, siis lõpuks on mingi yes, found my niche, on ju. Kui pärast tulid täna ka tõuksiga siia või? Mina või? Mul on autos 2 tõuksi praegu, aga jah. Poleks vaja olnud. Jah, 1 ja 2 selles suhtes, et siin maa tuleb täita tõuksidega. Selles suhtes, et muidu ma arvan, et ma teen mingi 70% oma elusõitudest teen tõukside või ratastega. Ilmselgelt talvel Tallinn nagu linnaosavalitsus side-eye, aga sorry. Ei, pane edasi. Ära üldse muretse. Et siis on natuke keeruline, aga jah. Nagu ma tegelikult nagu
minu meelest Tallinn on nii tegelikult rattaga ja tõuksiga liigeldav, aga lihtsalt sul ei ole lihtsalt seda kohta, kus sa õigupoolel nagu natukene on adrenaliin lõbus, aga ma ei viitsi päris iga kord ka oma elu eest. Kas ta on auto alla või mitte? jah. Okay. Et jah, aga me filmime täna hästi lahe siukene multifunktsionaal, et me filmime täna uut videot Eikesele, sest et meil tuleb siukene uus nagu tootesuund ja siis ma sain kirjutada sellele idee kontseptsiooni ja siis nüüd meil tiim filmib seda, et selles suhtes ka nagu ikkagi hästi lahe, et nagu isegi kui ei ole tõuksi hooaeg, siis ikkagi minul on ainult tõuks, nii et peas jah. Aga võib-olla nendest riskidest rääkides, kas jääme auto alla või mitte? Et riskid töö juures, et kuidas sellist sealt tasakaalu leida, et see võib-olla lihtsalt võib mingi väline perspektiiv ka olla, et aga startup-indus tundub nagu riskantsem, sa ei tea, et okei, kas nüüd läheb homme see startup vastu taevast või mitte, et kuidas sa selle osas tunned? Ma oleks öelnud nagu võib-olla mingi aasta aega tagasi, ma oleks võib-olla natukene mõelnud teisiti. Aga meil siin järjest Google laseb mingi tuhandete kaupa inimesi lahti, Meta laseb tuhandete kaupa inimesi lahti, justkui nagu need kõige edukamad, kõige nüüdseks, nemad üritavad teha vaata siukest corporate X startup vibe'i, et mida iganes. Aga ma ei tea, minu isiklik perspektiiv on see, et kunagi ei tea, mis homme võib tuua. Arvatavasti jah, kui sa lähed Swedbanka tööle, siis ikka väga palju asju peaks valesti minema, et mingi Swedbank umbes läheks nagu pankrotti ja sul oleks probleem. Aga tegelikult, ma ei tea, minu meelest tuleb jällegi võtta startup ja startupil on ka vahe. On selles suhtes, et startup, kus on see, et ma ei tea, Taavi ja Toomas tulevad sinu juurde, et tuleme töölt ära, hakkame firmat tegema, et mul on kontol 323 eurot, ja siis teine on tegelikult mulle 5 euri veel sees, et hakkame ehitama, et siis võib-olla on tõesti riskantne, sest et nagu sa pead ikka natukene, arvestama, et kui ei lähe läbi, siis raha ei ole ja mõni ei saagi nii elada. Aga startup, kui sa liitud niimoodi, et see võib-olla see esimesed paar ampsu või esimest paar sammu on juba tehtud, siis tegelikult, ma ei tea, ma tunnen ennast ikkagi pigem väga kindlane eriti, sest et see on valdkond, mis minu jaoks ei nagu ka kuhugi ära, et alati nii tasub ka vaadata. Aga samas, jällegi, see on jällegi siuke enesesse vaatamise teema. Mina nagu kuidagi tunnen, et isegi kui peaks juhtuma mingi siukene asi, nagu tui, et läheb lappama. Mul on, meie ettevõttes on alati öeldud ka, et kui läheb lappama, siis me umbes, et me telefoni käest ei pane, kuni igal inimesel on uus töö leitud või selles suhtes, et me oleme palganud endale lihtsalt nii head inimesed, et küll te hustlite endale mingi uue töö. Ja ma tunnen täpselt sama, et isegi kui peaks midagi minema, et küll ma endaga hakkama saan või selles suhtes, et ma juba kontakte on nii palju, kogemust on nii palju, et küll hakkama saab. Aga mõnel on see, et nagu kardab või siis siukene traditsionaalsem teekäik. Et natukene on siukene tunne, et tahaks ikkagi seda stabiilsustunnet. Kui olen inimene, kes võib-olla on nagu siuke natukene ärevuse kalduvustega või nagu tahab natukene seda hästi turvatunnet, miks mitte? Nendes üks positiivne asi, mis on tavafirmades, on see, et üldjuhul sa võid tööintervjuule minna ja küsida täpselt ära, et mis on minu, ma ei tea, 5 aasta kasvu potentsiaal. Ja siis nad saavad umbes öelda, et ei tea, aasta oled juunior, siis me mingi edutame sind, siis võib-olla saad endale ühe praktikandi, siis mida iganes, võib-olla lõpuks oled osakonna juhataja, aga see on nagu hästi selge, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et kui sa oled tubli oma töös ja paned veel 5% üle nagu küsitu, palun, kasvad, arvatavasti tuleb ka nagu palgatõus sellega, arvatavasti tulevad ka uued kogemused, uued nagu kõik positiivne tuleb kaasa. Startupi maastikus, kui sa küsid, et mis on mu 5 aasta kasvupotentsiaal, siis üldjuhul inimesed nagu visioon on olemas, aga sul ei ole mitte mingisugust datat, et öelda, mis 5 aasta pärast üldse toimub. Mingitel olukordadel päris hea, ma saan suvel 24, ma olen põhimõtteliselt ühe ärisuuna kommunikatsioonibrändi juht. Minust ainukene kõrgem ase ongi nagu kogu grupi CEO. Siukest hüpet elu sees ma ei oleks kuskil nagu tavakohas teinud. Et see oli lihtsalt siukene, mingil määral, eks ma olen ikka rämedalt tööd teinud ka, aga õige koht, õige aeg, inimesed usaldavad, on nõus võtma riske, ei tunne seda vajadust umbes, et on sul CV-l ikka X aastat töökogemust ja on sul ikka X kraad ja mingi mida iganes, on ju. Et on plusse ja miinuseid. Aga samas ma arvan, et võib-olla jah, et kui inimest motiveerib just see nagu konstantne nagu tõus ja kasv, et siis
peab nagu mõtlema, et kas ta on ok sellega, et võib juhtuda täiesti lambist hüpe ja see on ääretult meeldiv. Noh, meil ka ettevõttes mingid insenerid tegid ühte projekti, siis öeldi, et aga me pakume ühe projekti veel, löödi lihtsalt grupp pooleks, et kes tahab seda teha, kellele see sobib, mega lahe, kes võib-olla tõmbab just kinni, et tegelikult ma tulin tööle, et teha projekti A, ma tahan ikkagi teha projekti A, et tasub natukene nagu mõelda selle peale ja et kuidas ise nagu mugavamalt tunneb. Ja, mis on, mainisid ka, et 24 ja juba ainuke kergem juht on, vaata, et see, et kui suur on nagu üldse niisuguste uute rollide siis hulk startup-induses, et seal on ikka, tuleb mingeid uusi asju, mida mujal ei ole, näiteks mingi pangandusvõtte, see on lihtne, sul on tellerid, sul on mingi spetsialistid ja läheb see järjest kontori juurde, aga startup-induses on nii palju veel avastamata niisuguseid asju minu arust, et nagu kuidas see välja näeb või kuidas, jah, ma ei tea, kas see oli loogiline küsimus. Ei no põhimõtteliselt oli või selles suhtes, et jah, et siin ei ole nagu, ei taha mingi üle nagu fleksida ega midagi, aga lihtsalt, et ma arvan, et startupi maastiki inimesed on lihtsalt natukene rohkem aldid proovima asju nagu, uusi asju, süükene, et täpselt see, et ChatGPT oli väljas olnud umbes 2 minutit, kui see juba läks meile Slacki kanalisse, et kutid, proovige. Et nagu lihtsalt kohe see, et aga jällegi ma olen ümbritsetud inseneridest, tech-inimestest, loovatest inimestest, et see on nagu täpselt õigesse auku. Ma pakun, et ma ei tea, ma ei usu, et väga traditsionaalse ettevõtte gruppi kirjutatakse, et vaata, mingi uus AI on, et hakkame kõik laskma sellele umbes luuletusi kirjutada ja saadame teineteisele, on ju. Et see energia on erinev, aga samas kõik tehnoloogia ja kõik areneb praegu nii kiiresti, et ma arvan, et võib-olla startupid jõuavad natukene enne nagu ette sinna, aga stiilis, et sul on panka ja advokaadibüroosse, sul on küberkaitset ikka vaja, et sul on mingi sotsiaalmeedia manager ikka vaja, nagu ma ei tea, kas te olete TikToki kasutajad, aga vahepeal swipe'ite ja mõtlete, et mingid nemad tegid TikToki. Täpselt siukene, et okei, kellelgi oli turunduseelarvet veits üle, mõtles, et Gen Z on TikTokis, teeme ka, vahel see töötab jumala hästi, vahel on täiega nagu lahe, aga lihtsalt, et selles suhtes, et ma arvan, et niimoodi on nagu natukene keeruline mõelda. Aga sest, et miinus jälle, ma proovin siin olla ikka nagu võimalikult neutraalne, et startupides võib ka nagu see olla, et tuleb mingi uus tool, tech ja võib-olla tehakse seda lüket, et davai, aga hakkame kõik seda kasutama. Ja siis tegelikult tuleb välja, et nagu suht mõttetu või nagu tegelikult ei ole sellel väga pointi või et see eelmine variant töötas paremini või mida iganes, et alati sellel kiirel adopteerimisel, et sellel on nagu alati võimalus, et sa teed mingisugust topelttööd lihtsalt, et õpetad kõigile mingi uue programmi selgeks ja siis lihtsalt inimesed ei kasuta seda. Põhimõtteliselt ressursi aja raisk, on ju. Et plussid, miinused selles suhtes. Kuidas võib-olla siis seda mentaliteeti endas rohkem kasvatada, et läbikukkumised ja asjad, mis ei töötanud, et sealt nagu tagasi tõusta ja nagu püsti tõusta, et see on okei, et me proovisime, ei töötanud, lähme edasi. Et kuidas nagu seda juurutada enda sisse kui nagu isikuna, aga ka nagu organisatsioonis võib-olla? No see ongi nagu, ma lööks selle veits 2, et kui sa otsid tööd, siis see failimistunne, nagu mina kandideerisin, nagu mina olin veendunud ülikoolis veel, et mina tahan töötada mingile suurfirmale, siuke Nike, Adidas, mingi Porsche, vahet ei ole lihtsalt, mingisugune nagu suur nimi, mida kõik teavad, sest nagu minu jaoks see oli võrdväärne edukusega. Ja ma arvan, et see oli koroona aasta ka, kui ma hakkasin kandideerima, parim kogemus, aga ma arvan, et ma kandideerisin ikka mingi 200 kohta või midagi nagu ikka robustselt suurt ja ikka tuleb see thank you for applying, robot saadab sulle neid asju vastu, on ju. Ja siis see on küll nagu retsilt demotiveeriv, samamoodi võib-olla mõni proovib ise mingisugust õpilasfirmat midagi püstitada ja alguses on veits nagu ei tööta. Et seal minu meelest kõige olulisem on nagu mina teen nalja ja ütlen alati, et see on nagu osa minu süžeest. Et see on see osa filmist, kus on see aeglane muusika ja sa jooksed trepist üles ja sul on seljakott nagu hästi raske seljakott ja kukud paar korda näoli, aga tõused ikka püsti, et sa lihtsalt kuidagi nagu seletad endale, et see on osa lihtsalt sellest trajektoorist. Ja siis, kui sa lõpuks seal teises otsas oled, siis sa umbes naerad endale ja sa oled nagu, praegu ma mõtlen, 200 kandidatuuri, kuidas mul nii palju aega oli üldse, kus ma võtsin selle aja, on ju.
aga et seal ma arvan, et kõige olulisem ongi nagu mõelda, et mõelda enda tugevustele, mõelda sellele, et eks kõik on selle tegelikult mingil määral läbi käinud ja hästi palju nagu mingi hetk mõelda sellele, et kui sa ikka 200 korda oled mingi kandideerinud ja ikka ei toimi, no mida saad sina teha siis paremini või olla innovaatilisem, et nagu küsi inimestelt nõu, mine LinkedIn'i, mine nagu leia siis neid alternatiivseid nagu meetodeid. Et nagu see, mis puudutab töö otsimist, ma arvan, et hästi oluline ongi lihtsalt nagu mõista, et see natukene käib asja juurde ja lihtsalt nagu mõelda kastist välja hästi palju, nii palju kui võimalik. Tööl ise, ma arvan, et me jõuame tagasi väga ilusa ringiga sinna töökultuuri juurde, et täiesti uskumatult kõva on olla tööl kohas, kus kui on fail, siis põhimõtteliselt su üle nagu pehas mõttes lüüakse patsu vastu selga, naerdakse, kutsutakse koosolek kokku, et kuidas me järgmine kord seda viga ei tee ja me liigume edasi. Me lihtsalt liigume edasi, sest et see on inimlik, see ongi see, et kui on inimene, sa teed grupitööd inimesega, kes on sinu jaoks tüütu ja ta ei teinud seda grupitööd ära, sa oled nagu, sa lähed närvi, et täitsa pekkis, kuidas sa nagu, miks sa nagu keerad minu elu ka nüüd nii nagu lappesse, on ju. Aga kui see on su sõber, kellel sa tead, et ta proovis ja ei tulnudki välja, sa oled nagu mingi, liigume edasi. Et see on ka ikkagi kultuuris kinni, aga see on, ma usun, raudselt on sellel mingisugune teadus juba taga ka. Aga kui sa tead, et sa võid läbi kukkuda, sa tegelikult teed palju paremat tööd. Sest et sul kuidagi on nagu, sul ei ole seda nagu pinget peal, et appi äkki ma teen midagi valesti ja siis inimesed saavad mu peale vihaseks, vaid sa nagu vahel teedki, riski peale lähed välja ja vahel, kui see toimib, siis sa saad 3 korda rohkem patse ja kalliseid ja mingi tubli töösid ja kui failib, siis on see, et vähemalt proovisid. Et ja ma arvan, et see on ka, nagu mina proovin seda hästi palju teha ka, et rääkida minu meelest nagu ühiskonnale üldse, eriti noorte inimestena, me peaksime rääkima rohkem sellest, kuidas me failime. Sotsiaalmeedias ja kõik ja kogu aeg on see vaata, et ma käisin reisil ja ma lõpetasin kuldmedaliga ja mul on nii ilus mees-naine ja Eestimaa on nii ilus, on ju, aga sa ei näita seda tegelikult seda, et sa täidad Exceli tabeleid kell mingi 3 öösel või et ma ei tea, saatsid meili täiesti valele inimesele vale nimega ja sa oled nagu mingi, sinna see läks, vaata. Et nagu minu meelest lihtsalt üldiselt, et me võiksime nagu rohkem nagu rääkida sellest, et kuidas päevast päeva juhtuvadki hästi siukseid anomaaliaid, lolle olukordi, naerda koos ja liikuda üle, et ma arvan, et siis inimestel nagu tuleks nagu ärevustase alla. Ma arvan, et lihtsalt see meie generatsiooni viga veits ongi see, et me oleme liiga selle, need umbes vlogid, et tulen tööle kell 10, teen chai lattet, siis teen joogat, siis ma ei ju mida iganes 10 minutit teen tööd, siis lähen koju, on ju loomulikult, kui sinul too päev umbes, et sa jäid tööle hiljaks, sa saatsid vale meili, su mingi projekt läks lappama, siis sa mõtled küll, et appikene, imposter syndrome, aga tegelikult see ei ole päris. Okay. Võib-olla nii mõnigi kuule tundisid ära praegu selle ilud ja võlud ja nüüd mõtleb, et kuidas ka saaks startupi indusega alustada või kuskile sisse jala. Võib-olla mis on tudengite niisugused head näpunäited, et kuidas silma jääda või kuidas leida tee startupi ka ja saada 24-aastaselt rikkaks, kuulsaks ja ilusaks? Oot, võtame nüüd natukene maha tagasi, muidu tuleb headline, et uus generatsioon täiesti ära tõusnud. Arvavad endast kole palju. Ma arvan, et kõik nagu hästi lahe on see, et ma istun HR-i ja värbajatega ühel korrusel ja ma näen, et kuidas see, kuidas inimesed jala sisse saavad, on ikka nagu seda nii palju erinevaid viise, mis tegelikult on lahe. Tegelikult inimesed peaksid sellest ära võtma, et see on nii lahe. On see viis, sina lähed CV-keskusesse või LinkedIni, näed töökuulutust, kandideerid, saadad, vahel toimib väga hästi. Äkki lihtsalt see, et nagu ma ei tea, tähetada seis oli õige ja täpselt sinusugust inimest vaadati ja mida iganes. Aga väga-väga suur võlu on ka selles, et ole lihtsalt selle ettevõtte fänn, nagu jälgi LinkedInis nende töötajaid, ela Instas kaasa, nagu meil on Äikesel üks fänn, kes tegi isegi Äikese fänni konto, me teame täpselt, kes ta on, ta saab jõulukinke, ta on küll nagu 13, ta on nagu 12 aastat vana, on ju, aga me oleme umbes öelnud, et kui tulevikus Äiksel on praktikanti vaja, eos lihtsalt. Et hästi lahe on ka see, et meil on olnud läbi tuttavate, ma arvan, et Eestis ei tohi alahinnata seda, et kui sul on nagu mingi sõber või tuttav, kes töötab kuskil, las ta teeb intro, las ta võtab sind kusagile kaasa, ka väga võimalik. Ma tean, et eelmine nädal siin oli ka, siin TalTechis oli see karjäärimess, on ju, mina vaatasin küll, et põhimõtteliselt iga nagu sükene, mis vähegi pähe tuli mingisugune startupi või
mitte enam startupi laadne, on ju, oli täitsa kohal, suhtle, räägi ja võib-olla isegi kui praegu ei ole see õige aeg, siis alati on mega hea, kui sa saad otse mingile inimesele kirjutada või noh, see on ka lihtsalt life hack, et kui kirjutada kuskile ettevõttele või mida iganes, mega hea on nagu alustada sellega, et isegi ma käisin 4 aastat tagasi Võti tuleviku umbes karjäärimessil ja ma rääkisin ühe hästi toreda brünetiga mingi 10 minutit ja see mul siiani meeles. No millest me räägime, selles suhtes, su meili loetakse kohe täiesti teistmoodi. Või kui sa kirjutad, et mingi ma olen tegelikult tuulega sõitnud 2 aastat või ma ei tea, käin EKAs ja minu kunstiprojekt oli inspireeritud umbes mingi, ma ei tea, Wise'i kampaaniast või no mida iganes vaatad, kui sa nagu tood selle mingisuguse niši juurde, et niipea kui sa seda steriilsust veits maha tood, seda corporate asja tood veits maha, siis minu meelest startupid just täiega nagu otsivadki vaata seda isiksust ja seda nagu, et milline sa siis nagu päriselt oled. Aga ja kindlasti mitte alahinnata seda nii-öelda külm meili LinkedInis jälgimist nagu suhtlemist. Natukene on küll see, et mulle ka vahel kirjutatakse, et nagu mingi et kas võiks tulla varjuks või teha mingi projekti koos ja kui mul on ikka üldse pole aega, siis ma vastan, et sorry, mul üldse ei ole aega. Aga vahel on see, et mul on aega ja siis on see, et davai, ja see ei ole üldse inimeses kinni. Sa ei ole nagu hea see ei ole see, et see oli hea meil või halb meil. See ei ole see, et nagu vahel on see nagu päriselt ka, et it's me not you, vaata, et nagu vahel on niipidi. Aga ma arvan, et jalgu ukse vahele saada, et kindlasti aitaks see, et kui inimestele startupidele kõigile meeldib tähelepanu ja kõigile meeldib, kui nagu neile öeldakse ilusaid asju, mis on nagu nendega seostuv. Et lihtsalt öelda, et ma tahaks töötada ma ei tea, mingi Veriffis, sest mulle meeldivad startupid, see on veits tuim, vaata, aga nagu ma tahaks töötada Veriffis sellepärast, et ma ei tea, ma olen mingi koodinud terve elu või et nagu mingi see AI face recognition on asi, mis lööb mul mingi silmad särama või täpselt mida iganes, et kui sa nagu seguid kuidagi ennast sinna sisse, siis see tundub juba nagu nii palju naturaalsem. Et kindlasti saab, ma räägin, Eesti on nii väike raudselt, sul on sõber, kes teab kedagi, kes teab kedagi. Et jalg sealt uksest sisse toimalt. Et võib-olla selle jaoks ongi väga kasulikud ka need karjääriüritused, nagu meil siin just oli Võti tuleviku. Aga ma arvan, et jätame võib-olla selle vestluse hetkel siia. Et võib-olla, kas on veel viimaseid hüüdlauseid, mida te tahaksite öelda? No kuule, niimoodi viimasel hetkel tanki panna. Ma ei tea, ma arvan, et põhiline tipp ongi lihtsalt see, et vaadata hästi palju seda, et mis elustiili inimene ise tahab elada. Ja seda, et mitte kunagi alahinnata proaktiivsust. Ja kuidagi, ma olen rääkinud sellest hästi paljude inimestega, et tagantjärele kõik tundub hästi loogiline, et võib-olla kui sa otsid tööd või sa otsid ennast, siis see tundub nagu mingi maailma võimatum asi lihtsalt või lihtsalt sükene, et nagu mingi, aga ma ei tea, mida ma teha tahan. Aga ma ei teagi. Aga see ongi see, et kui keegi küsiks, et kuidas sa said sinna tööle, kus sa praegu oled, ma ütlen, et mingil määral see oli täielik vedamine, aga mingil määral kõik mu mineviku otsused, mu lisaprojektid, mu ülikooli valikud, mu mingi hobid, et see kõik tegelikult jooksis hästi nagu joondu. Et jah, rahulikult. Yeah. Ja sõitke tõuksiga. Aga aitäh sulle väga meeldiva vestluse eest. Yeah, suur aitäh ka, jah. Et mulle võib ka kusjuures LinkedIni kirjutada, kui on küsimusi. Ma mingi hetke, mul on nagu siukene low-key hobi lugeda inimeste motivatsioonikirju läbi ja neile nagu feedbacki anda. Ma olen teinud, ma arvan, selle mingi üle 100 või 200 et nagu mulle võib saata kirjutada küll. Mul on siuke õhtu lugemine, Super. Kas sellest juhtub ka midagi, kui sulle saadetakse või jäävadki su postkasti? Jaa, ma ikka annan feedbacki ka selles suhtes ja ma ei tea. Suunad HR-ile edasi? Minu kirjadega on mingi Oxfordi sisse saadud ja särki selles suhtes. Vabandust. Jälle korre Gen Z tõusikus. ei. Aga suur aitäh ja... kohtumiseni. Tšau!